Tervitused, sõbrad, mina olen Taifun. Sõbrad, saadan teile kõigile uue päeva puhul palju tervitusi, lugupidamist ja armastust. Nüüd, kui videot alustan, põgenen vanaisa eest. Kui ta kuuleb korraga tervitusi sõpradele, hüppab see väänik mulle selga. Hector, baba, kuule, miks sa jälle vihaseks said, ah? Itaalia täkk, mašallah, minu ilusale pojale. Sõbrad, mul juhtus väga halb õnnetus. Vaata nüüd, ma ütlen teile alati, et jälgige mind Instagramis, sõbrad. Kõik, mis farmis toimub, jagan ma alati Instagramis. Minu Instagrami aadress on teifundemirtsi.tv, kokku kirjutatult. Üks päev hammustati mind aias. Mis te arvate, milline laps mind hammustas? Kirjutage oma arvamused kommentaaridesse. Ootan 10 sekundit. Vaatame, kes riigesti ära arvab, panen südame. Natasha! Selles aias on see tüdruk mulle väga truu. Ta oleks kindlasti esikolmikus truuduse poolest. Ta on kogu aeg mu kõrval nagu saba. Kogu aeg. Kas loom vaatab kogu aeg oma peremehele otsa? Ta on mulle väga kiindunud, sõbrad. Mu tüdruk on väga truu, minu Natasha. Jumal õnnistagu teda. Jah, nüüd ma avaldan. Mind hammustanud koer. Tulge siia. Tulge siia, tulge siia, tulge siia. Tule. Võta see urakas kinni. Kurat, Alex. Alex! Kas Alex kuuleb mind? Alex! Alex on jälle kellegi kallale minemas, Alex. Eelmisel päeval viisin Alexi välja, viisin Odini välja. Hommikul mõtlesin, et meil on ju see uus treeningala. Lasen nad sinna, las teevad trenni. Möödus umbes 2-3 tundi. Kolmandal tunnil aitab pölle. Vaatasin, Odin on väljas. Ta oli seal uksetraadid katki teinud ja nad jalutasid väljas ringi. Siis püüdsin kõigepealt Odini kinni. Siis tuli järg Alexile. Kui Alex üritas teiste koerte juurde tormata, proovisin teda tagumisest jalast kinni hoida, et ta ei läheks. Äkitselt pööras ta mu käe poole. Seda hetke ma praegu videole panen, näete ise. Ütlesin, vaadake, näete mu käe seisukorda. Varsti tõngas sideme peal. Selle tegi nüüd see sell, Alex. See ajas mind nii närvi. Tõesti, mitte natuke, vaid väga. Ma olin nii vihane, et küsisin Instagramis, kas ma peaksin Alexi varjupaika viima, kellelegi ära andma või edasi hoolitsema tema eest. Tead, enamik inimesi ütles, et vii varjupaika. Nii et 10 sõnumist 6 ütlesid, et vii varjupaika. Aga mina ei suutnud ikkagi seda teha. Mõtlesin, et olgu, ta tegi ühe sigaduse. Juhtub vajalike. Ja siis mõtlesin, et ehk saame ta korda. Vaatame, ehk ta enam ei tee nii. Proovime, kas ta ikka ründab mind. Alex, ei, tule välja. Oota, tütreke. Oota, mu suss läks jalast ära. Oota nüüd, vaatame, kas Alex ründab mind. Kuule, miks see Alex isa hammustas? Miks isa? Mida see tüdruk isalt tahtis? Miks ta isa hammustas? Miks see iludus isa hammustas? Mida ta isalt tahtis, mu Alex? Või tegi ta isale nalja? Tule siia. Ta tegi isale nalja. See oli nali. See tüdruk tegi isale nalja, eks ole, Alex? Kas ta tegi isale nalja või? Alexil läks sel hetkel korraks klõps ära ja pööras ringi. Tavaliselt mu tüdrukul pole halba kavatsust. Ta ei suudaks oma isale liiga teha. Sel päeval tekkis üks arusaamatus, eks ole, Alex? Me rääkisime omavahel, leidsime kesktee, sõbrad. Alex leppis minuga ära, pole probleemi. Mina ka natuke pahandasin tema peale. Aga loodetavasti ta enam nii ei tee, eks ole, tüdruk, hulakas. Kas sa kuulad mind? Ma ei taha seda enam näha, eks? Ma ei taha enam näha, et sa isaga nii käitud, Alex. Kas sa kuulsid? Sa oled ikka üks hulakas. Kui sa võid selle kaklemisega lõpetaksid. Ei õnnestu meil kuidagi seda tüdrukut kaklemisest loobuma panna vend. Ma tahan seda kogu aeg. Las ta jalutab, mängib. Las ta käib koos teistega ringi. Kuule, ta ründab igal ööl. Sel päeval ründas ta ka Odinit. Odin andis talle korralikult peksa. Pärast seda said aru. See hull läheb närvi iga elava olendi peale. Oota, Alex, üks hetk, tütreke. Oota. Peatu. Noora jooksuaeg sai läbi, Noora lasin lahti. Aga see kiimane dede ei jäta Noorat ikka veel rahule, sõbrad. Ikka veel. Nüüd täna jälle üks hommikurutiin. Ma pesen puurid puhtaks. Ma vahetasin lammast ja kanade vee ära. Varsti lasen Destan öelda. Näitan teile Destan baba viimast olukorda. Nagu teate, viimati valmistasime ette metsatiimi. Metsatiimiga jätkan ma tööd ka väljaspool videot. Püüan ikka neid, keda saan omavahel lepitada. Eile, vaata. Maria ja Bella lasin mõlemad koos välja.
2 tundi ei juhtunud midagi, 2 tundi. Jah, Bella on siin, see on Odin. 2 tundi hiljem tekkis äkki mingi säde ja nii edasi. Kui see säde tekkis, läksid Bella ja Maria omavahel tülli. Me ei suutnud neid lepitada. Ma jätkan nüüd ikkagi. Selles metsakambas on Maria ikka sees. Te saa. Tyson. Ja proovime ka Testan Baba kaasata, sõbrad. Aga oota, Roki. Roki, tule siia korraks. Tegelikult on see koer see, kes peaks metsa minema ja hunte jahtima. Tegelikult peaks just see Roki tulema. See ära räägi hundist, see murrab isegi metssigu maha. Unusta metsiga, ta murrab isegi karu maha. Vaata, mis jõud ja vägi sellel mehel on, eks. Ma just lüpsin karamelli, ta ootab all. Ta joob karamellipiima. Kas meie oma on nüüd maapuudel või? Teiste puudlid elavad majas nagu kuningad. Meie oma ootab vaeseke kitse all piima. Kuule puudel, sinust räägin, Roki. Las ma panen selle Roki nüüd kinni, jõbrad. Ma lasen Tysoni ja Maisoni lahti. Ei hakka riskima. Nüüd, vennad, kõigepealt teeme Asiale üldhoolduse. Eks, ma pesen ta ka kohe puhtaks. Kus meie Asia on? Vaatame ka lambaid ja kitsi. Tule siia. No mis mu lövid teevad, mis mu kaulitarid teevad? Kas isa hoolitseb nende eest hästi? Kas karamellil mu tüdrukul on tuju hea? Maashallah mu kaunitaridele, talledele, lövidele. Kas teil on tuju hea, mu kallid? Maashallah, õnnistatud olgu Jumal, kes teid andis. Jumal, anna meie lastele tervist ja pikka iga. Kõik on üksteisest ilusamad. See on minu rahunurk. Ainult viimasel ajal oleme päris palju kanu ja tuvisid kaotanud, sõbrad. Pean uued võtma nüüd. Tahan jälle kanu ja tuvisid tuua. Pardid, need ja teised, ma tahan, et siin oleks kõik täis ja elav. Kus mu kaunid on? Pardid, vaata, hanesid on ainult 2 jäänud. Hane oli 3, võib-olla võtan veel 3 või 4 juurde. Ma tahan, et siin oleks natuke rohkem rahvast. Ma suurendan natuke. Kas ma peaksin teile veel ühe looma võtma, sõbrad? Mis te arvate? Siia. Kui teil on soovitusi, ootan neid kommentaaridesse. Kuule, Pamuk, mida sa teed, kallis? Mu armas Sheker, mida sa teed? Mashallah sulle, mu armas tüdruk. Bonjuk, miks sina üldse häält ei tee? Ulakas Bonjuk, kus sa oled, poiss? Kuule, me teeme videot ja sa ei vaata kordagi meie poole. Mis mees sa oled, ah? Mis mees sa oled, miks sa ei tule? Bonjuk. Nüüd, sõbrad, Asia on minu juurde tulnud, vaadake. Asia, tule siia, Asia. Asia, tule. Kus sa oled, tüdruk? Oota, las ma vaatan siin. Vaata nüüd, Asia tüdruk näeb väga hoolitsemata välja. Ta sai kärntõve. Andsin rohtu, aga sellest polnud abi. Kasutasime toidulisandeid, aga sellest polnud abi. Igal suvel juhtub selle tüdrukuga nii, sõbrad. Praegu sügeleb tal ka väga. Loomal pole kirpe. Ta ei sügele kirpude pärast, vaid kärntõbi ajab sügelema. Nüüd peseme ja puhastame asja ilusti ära. Anname talle ühe vitamiinilisandi. Pärast seda anname talle sügeliste vastu ravimit ja püüame oma tüdruku enesetunnet parandada. Ta sügeleb kohutavalt, vaata. Ta tunneb end väga halvasti. Ma kasutan neid asju, vend, igasuguseid ravimeid kasutan. Mul on tunne, et asjal on nagu kopsudest tulev probleem. Ma ei saanud aru, no. Selle jaoks peame ka biokeemia analüüsi tegema. Me peame tegema hemogrammi, sealt peame vaatama, teeme nüüd need kõigepealt ära, pesseme ära, puhastame, kasutame ravimit, vaatame, kas sellest on kasu ja selle järgi viin ta edasi. Sest miks? Kui täna teha hemogramm, biokeemia analüüs ja läbivaatus, siis maksab see vähemalt 12 000 liirat, sõbrad. Seetõttu vaatame kõigepealt olemasolevate võimalustega tema üldist seisundit ja kui vaja, viin ta edasi. Praegu kasutan jälle teist ravimit. Pesen ja puhastan teda. Arvan, et see tõenäoliselt aitab. Loodetavasti saab meie tüdruk terveks, sest ta tunneb end halvasti. Tule siia, Asja. Mine nüüd välja, tüdruk. Mul on teile üks palve. Palun, ärge vedage mind alt. Oleksin väga tänulik, kui toetuseks sellele videole meeldimise paneksite, kanalile telliksite ja kommentaari jätaksite. Teie meeldimised ja kommentaarid on minu jaoks väga väärtuslikud. Ärge vedage mind alt, sõbrad. Ja veel üks asi on selline. Nüüd, kuna olen seda tööd aastaid teinud, tean ma juba, mille vastu aitab, mida kasutatakse ja nii edasi. Kõike seda tean. Ainult operatsioone me ei tee, sõbrad. Kui ma viiksin iga koera, iga väiksemagi asja pärast loomaarsti juurde, ei tuleks ma selle tööga toime. Loomaarsti hinnad ei ole odavad. Hiljuti, teate ju, Santost viisime arsti juurde. Kahjuks kaotasime Santose. Tol päeval maksin ma 1 tunni operatsiooni eest 25 000 liiri, sõbrad. 25 000 liiri.
Hiljuti jäi Jegi haigeks, sellest ei tea, ma ei avanud seda videos. Talle tehti palju teste. Tol päeval viisin ta arsti juurde ja maksin selle eest 15 000 liiri. Ehk siis, kuna loomaarsti hinnad on väga kõrged, siis kui ma näen väikestki terviseprobleemi, ei saa kohe arsti juurde joosta. Pealegi tean ma niikuinii kõiki ravimeetodeid ja kasutatavaid ravimeid aasta Z-ini. Nagu ma ütlesin, ainus probleem on operatsioon. Kui ma näeksin midagi väikest ja mul oleks võimalus, teeksin selle ka ise ära. Nüüd, Asja, mu tütar, kuhu me sind paneme? Asja, Anatolia tõeline laps Asja. Nüüd vaata, paneme Asja kõigepealt siia kinni, eks. Asja, sina oota seal, mu tütar. Kas ma lasen Tyson Baba lahti, Asja? Las Tyson Baba tuleb, Asja. Tyson Baba, las tuleb. Tysonil on tõesti muljet avaldav väärikus vend. Ta on ikka väga kõva koer. Vaata, ta on uute tulnud rottide seas. Ma olen Tysonist vaimustuses. Ma olen Tajast vaimustuses. Ma olen Torast vaimustuses. Väga iseloomulikud ilusad koerad. Ma tõesti armastan nende iseloomu. Sest neil ei ole kaklusi ega lärmi. Nad on väga targad sõbrad. Näiteks eile, kui ma ütlesin, et Bella kakles, siis Taja ja Tyson ei sekkunud üldse. Tyson, ma kiidan sind, aga sina poosetad seal Hektori eest Pasha. Ole tark. Tyson. Nüüd, sõbrad, teeme kõigepealt Asiale tema esimesed süstid. Asiale hakkame nüüd ka seda tegema. Sügeliste jaoks on selline ravim olemas, see ei ole mingi reklaam. NexGard Spectra nimeline seda kasutame. 30-60 kilostele. Neile anname selle. See aitab sügeliste, südameusside, sise- ja välisparasiitide vastu. Kõige vastu, sõbrad. Lisaks on meil nüüd ka vitamiinid. Tüdruk, ära hüppa. Kõigepealt teeme Asja vitamiinid ära, siis peseme ta ära, vend. Nüüd anname talle B-vitamiini, B-kompleksi, sõbrad. Et tema immuunsus tugevneks, isu paraneks ja vererakud uueneksid, kasutan ma alati B-vitamiini, kui on isutus või nõrkus. See ongi tegelikult parim vitamiin. See ongi parim. Nüüd, Asjaga, sa oled valmis, kallis. Lase Asja isal süst ära teha, vaatame, kuidas Asja hakkama saab. Tubli minu tüdruk. Minu Asja on tark, kes ütleb tema kohta, et ta on ulakas. Kes ütleb tema kohta, et ta on ulakas? Tulgu ja öelgu mulle näkku. Mu tüdruk ei tundnud süsti üldse. Miks? Sest tal on väga kõrge valulävi. Nüüd anname talle selle tableti, sõbrad. Seda tabletti söövad tavalised koerad. Kas teate, kui palju see maksab? Üks tükk peaks maksma umbes 1300 liiri. Üks selline maksab 1300 liiri. See on nii sise- kui ka välisparasiitide vastu. See mõjub hästi ka kärntõve vastu. Ma olen varem alati kärntõvest selle abil lahti saanud. Loodetavasti aitab see. Kurat, mis selatiinkatte nad sellele pannud on? Vaata, see on selline asi. Vaatame, kas Asja sööb selle ise ära. Asja, võta tütreke. Ei söönud. Nüüd, Asja, kui sa seda ei söö, peab isa selle sulle jõuga sisse andma. Tead sa seda? Isa peab sulle selle sisse andma. Asja. Tavaliselt koerad armastavad seda väga, aga Asjale see ei meeldinud. Asjale see ei meeldinud, sõbrad. Nüüd las ma panen vee jooksma. Kas kõik on korras? Hakkame Asjalt natuke pesema. Võta Karolini ka kaadrisse. Kuule, Karolin, kas sa ujud või? Karolini tuju on hea. Ulakas Karolin. Ma armastan oma Karoliini väga. Väga tark. Asja, nüüd oota korraks tütreke. Kõigepealt kastame sind ilusti märjaks, eks? Muide, Asja armastab pesemist, sõbrad. Kui ta puuris oli, pesin ma teda alati ise. Ta ei karda vett, talle väga meeldib vesi. Tegelikult võiks Asja viia mõne ilusa mere äärde. Võib-olla teeb see su karvadele head tead. Asja, kas lähme mere äärde kullake? Mis sa arvad? Tark tüdruk mul. Muide, loomavarvad läksid ka kollakaks veel. Tal polnud varem sellist karva. Pigem selline. Hallikas värv. Pärast seda nahahaigust muutus see täiesti kollaseks. On ju tütreke? Mis mu tütrekesega juhtus? Kas ta jäi kurja silma alla või? Mu kaunitar, mu lõvi. See juhtub igal suvel, vend. Talvel võtab kaalus juurde, suvel kaotab. Nüüd mõned kirjutavad ka. Ei, mõned koerad ongi kõhnad ja nii edasi. Sõbrad, me hoolitseme koerte eest nii hästi, kui suudame. Ei jäta neile midagi puudu. Aga suvel koerad kõhnuvad. Suvel koerad kõhnuvad, sõbrad. Talvel võtavad nad kaalus juurde. Suvel loomade isu väheneb, talvel suureneb. Kas saite aru? Seetõttu, muide, nad ei ole ka kõhnad. Üks asi veel.
Asja on praegu kõhn. Ta ei olnud ka selline varem. See haigus tegi looma kõhnaks. Tubli mu tüdruk. Nii tark mu pisike. Mašallah, minu lõvile. Nüüd peseme korralikult selle keha mustuse maha. Siis ma ei lase asjad praegu kanade juurde. Täna las tema nahk kuivab. Täna proovime natukese aja pärast mazluumid kanade juures seal. Ma kardan natuke mazluumid. Me proovime, kas ta teeb lamba ja kitsekestele kahju. Pärast seda teeb täna mazluum vaba oma valve ära. See ravim, mida me kasutame, see hakkab mõjuma umbes 10 päeva jooksul. Asja, las ma kallan natuke vett kullake. Ära raputa end, eks. Üks jööd kullake. Aga ära raputa end kullake. Vesi läheb ära, vaata, ei vahuta. Tubli minu tüdruk. Näed, kui tark ta on, üldse ei võõrasta. Mu kallis. Oota nüüd, mu tüdruk. Aga ära raputa, las see vahutab ise. Ära raputa, mu laps. Peatu. Kui keha kuivab, siis see enam ei vahuta. Tyson baba, kas sina tahad ka pesta, Pasa, kas sina tahad ka, et ma sind peseksin? Jookse nüüd minema. Nüüd selle kammiga korralikult üks. Hõõrume selle naha sisse. Tubli minu tüdruk, tubli minu kaunitar. Oota nüüd. Lase issil oma tütrele üks mõnus vann teha, aga sina pesed meid kõiki, kallis. Raputa end veidi. Vaata, kas näed, karvad läksid lõikima. Kärndave tõttu on tal ka karvad välja langenud. Vaata filmi, eriti just neid kohti. Vaadake, kas näete? Vaata, siit on karvad igal poolt välja langenud. See sügelised on ikka tõeliselt vastik asi, ausõna. Ma vihkan seda kärndave. Tüdruk, sa oled juba nagu auto. Kas ma pesen sind nagu autot, Mul on asja. Vaata. Oota, tüdruk, sa tegid mind ka täiesti märjaks, oota. Mu kallis, oota. Lõpuks raputad end. Laseme talle veel viimast korda vett peale, sõbrad. Ma pesin teda, et tema nahamustus maha läheks. Las ta saab puhtaks, ma viin taga mere äärde. Merevesi on soolane, see mõjub hästi. Laseme talve ei tuisida. Mašallah, mu tüdruk. Oota, me ei pestud ta korralikult pead. Nüüd, kui tal on kõrvad kärbitud, peame pead pestes eriti ettevaatlikud olema. Et vesi ei satuks kõrva. Sellepärast ma ei hoia seda kaua. Eks ole, mu tüdruk? Kas sellest piisab mu pisikesele? Olgu. Nüüd raputa end korralikult. Las ma keera selle vee kinni. Hammime taga läbi on. Nüüd, mu tüdruk, kammime sind ka ilusti läbi, eks ole, kallis. Ma ei kuivata teda ära, ilm on niigi soe. Jahedalt on ka hea olla, pole vaja kuivatada. Oota nüüd, mu kallis, oota. Mašallah sulle. Mašallah, mu iludus. Kui te seda sügelist ei ravi, siis see ei lähe üle. Kui teil on koer, peate neid ravimeid kindlasti kasutama. Pesemisest ega millestki muust pole abi. Teist lahendust lihtsalt pole. Sellepärast
me püüame teha oma laste heaks kõik, mis võimalik, sõbrad. Mis teha? On kõik hästi, kullake? On kõik hästi, mu kallis. Tule siia. Nüüd viin su aisa puuri, tütreke. Tule. Nüüd ole siin natuke aega. On kõik hästi, kullake? Ole seal natuke aega. Kui ma ta uuesti lahti lasen, määrib ta end jälle ära. Ta saab mustaks. Puuris on ju põrandad betoonist. Hea puhastus. Las ta kuivab seal. Kuule, Taissi. Tule, ma pesen sind ka ära, tule. Tule. Kuule, tule siia, kuule. Tule siia, kuule. Tule, las ma kallistan sind. Tule. Kus on minu suur beebi? Kus on minu suur beebi? Kus ta on? Taisi isa. Lõvipoeg. Adadža, armukade, tuli ka vahele. Nüüd laseme Taka lahti. Taka, kuule, sa ründasid mind ju. Mis juhtus? Kuule, mis juhtus, Taka? Minu armas tütar, mašallah teile. Ma kasvatan jahimehi. Kuidas nad üksteist armastavad, mu kallid? Nora jooksis, oota. Eile me ei lasknud neid Noraga kokku. Vaatame, kas ta hakkab Noraga kaklema. Oi, sabad püsti, õhkkond läheb pingeliseks. Palun, ärge tehke pahandust. Tulge siia nüüd. Nora sööstis korraks, aga õnneks ei teinud midagi. Peatu, vanaisa, ei! Vanaisa, nüüd tuleb tüli. Ei, vanaisa, ei. Vanaisa, ei, tule siia. Vanaisa hakkas nüüd Norat kaitsma. Ründab vend. Meie asi läks väga jamaks. Vanaisa. Nora on nii pöördesse aetud, et keegi ei julgegi tema lähedale minna. Mitte keegi. Ta näitab kohe hambaid ja ründab, näed sa. Ära topi oma nina Aleksi juurde. Aleks hammustab ta asjad kohe. Nüüd võtame Mazlum baba, aga me peame need siit ära saatma. Tulge, noored, minge nüüd siit minema. Minge teie nüüd siit minema. Mazlum läheb ka Taisiga kaklema. Mazlum ründab 100%. Aman. Taisi isa, kuule. Mine nüüd natuke eemale, poeg. Või tule siia, Tais. Lase, ma panen sind 8 minutiks sinna puuri. Mine istu sinna. Tule Taisi juurde. Mine, Paša. Sina seisa seal. Võtame kohe Mazlumi. Mazlum, tule. Kui ta oma jala välja sirutab, hakkavad nad kaklema. Mazlum babaji. Minu kena Mazlum. Ma ohverdan su ülluse ja hoiakute eest. Karõnsa ütleb mulle, et ta on karisma enda laps. Oota, Tatša, ära mine Mazlumile ligi. Mazlum baba. Kuule, mida sa teed? Mazlumi via on ohtlik, tead. Seekord oli ta isegi Taisi pikali pannud. Ma ei tea, kas keegi on seda videot näinud. Ära lase end tema väikesest kasvust petta. Ta on väga hull. Vaata. Tatšale meeldis Mazlum. Kas tahad Mazlumiga mängida, Tatša? Jah, Tatša. Kas on korras? Ole rahulik. Tule nüüd, laseme Mazlumi korraks sisse, vend. Oota. Rahulikult. Mine edasi. Tatša, sina ära tule. Tatša, ei. Tatša, sina ära tule, tütreke. Mine edasi. Nüüd Mazlum isa. Las ma kõigepealt kallistan sind. Tule. Ära ründa kitsi ega lambaid, eks ole, Paša. Ma usaldan sind, eks ole. Ma armastan oma Mazlumit väga. Ta on ka väga ilus laps. Väga elav ja ulakas Mazlum. Mazlum. Nüüd avame selle, poeg. Oota korraks. Mis seal toimub? Taka, ei. Mine edasi, Mazlum. Vaatame nüüd Mazlumit. Kas ta ründab kitsi või lambaid? Me lasime ta ju otse lahti, ilma et oleksime teda enne nende juurde viinud. Loodetavasti ta ei tee midagi halba. Mazlum baba, ohoo. Kus on minu Paša? Mazlum on tegelikult nagu tõeline valvekoer. Ta ei maga üldse, saad aru. Lärbakat haugub kogu aeg. Isegi lendava linnu peale solvub. Mazlum. Tegelikult peaks Aleksi ja Mazlumi kokku laskma. Mazlum saab temaga hakkama. Kas tead seda? Mazlum. Las ta nüüd nuusutab ümbrust. Las harjub natuke. Tule siia, poiss. Tule. Kuule, boss, kas sa tulid, boss? Mu ilus poiss. Monjuk, Paša. Ära mine Mazlumile sarvedega kallale. Mazlum, ta võib sulle kallale tulla, kallis. Kas sa kuulsid mind, poeg? Tubli poiss. Nüüd juhime Mazlumi tähelepanu mujale, vend. Oleks ta ainult tulnud, et kitsedega pahandust ei teeks. Mazlumgi on nagu allikas, mašallah. Mida sa siia kokku pissisid, poeg? Sa vist pissisid 5 liitrit. Tule siia, tule. Issi, kui ta oleks tahtnud rünnata, oleks ta vist kohe rünnanud. Aga ega ei tea kunagi. Täitsa ei saa usaldada. Peaasi, et ta kitsedele ja lammastele midagi ei teeks.
las ta siis täna jääb siia. õhtul las tema hoolitseb siin korra eest. Varem panime ka Maslumi kuhugi siia. Kitsedel olid lambad, ma ei mäleta seda hästi. Maslum! Ma lähen nüüd, poeg. Nüüd minge heina juurde, tulge vend, lähme välja. Lase see tai siin veel kord lahti, eks? Sealt viime ta Destani juurde. Noora, jookse. Noora, tule siia, tütreke. Oodake, ulakat. Hakkame, laseme Tysoni veel kord lahti, et Maslumi tähelepanu hajub. Tyson. Ma pean need rohud ka ära niitma. Nad on päris pikaks kasvanud, tule. Tule, Pasja! Oota, et ma avan ukse. Oota, las ma avan ukse, tule. Tere. Need on väga ilusad. Kas nende kõrvale on veel kedagi, keda saaksime lasta? Asil, kas ma lasen sind ka? Asil, kas sa ründad takat või mitte? Reina, tüdruk, kas lähme? Me võime Reina võtta ka, aga praegu me ei saa Reina taeda lasta. Reina ründab, sõbrad. Marrat ärme lase välja. Marla käitumine pole etteaimatav. Laseme Toora välja, tule. Toora jalutab nendegi koos. Taka, Marra. Hektor, kas ma lasen ka sind välja, Hektor? Kui ma ühe neist ka räägiksin. Äkki see klapib, jah? Ei tea kunagi. Asja, kui kole sa välja nägid, tüdruk. Toora, tule siia, kallis. Toora, tule siia, kallis. Mashallah sulle, Toora. Oota, Taka, hei! Oota. Hei, tule siia! Tule siia! Ramazan, ära tee seda. Ma ütlesin ei. Kuidas mitte ülemeelik olla? Ole tark! Ma ei taha mingit kaklust ega lärmi. Ole tark. Mitte mingil juhul. Tule laseme ka vana lahti, vaatame, mis saab. Faisal, kuule, me viskasime need sisse, aga kas Faisal on lahti või kinni? Selle unustasime ära, sõbrad. Jah, kuidas ma selle küll unustada sain? Faisal on loodetavasti ikka veel majas sees. Tule kontrollime igaks juhuks üle. Ausalt öeldes ma unustasin selle ära. Tavaliselt panen Faisali kinni enne, kui nad lahti lasen. Nad pole kunagi varem rünnanud ka. Teeme ikka kindluse mõttes kõik ära, vend. Iial ei või teada. Kurat, Maslum, ilus poiss. See su väärikus ja hoiak, no löövad mu pahviks. Kuidas sa jälle vihastasid? Vaata. Vaata. Hull, Maslum, hull. Älge türitsege, noh. See Argentiina apteekri poeg, Tede. Rahu, las me laseme selle Argentiina apteekri poja ise ära. Loodetavasti on Faisal kodus, vend. Kuhu? Kui ta kodus ei oleks, kuuleksime ilmselt juba. Jah, ta on kodus. Oota, paneme ukse kohe kinni. Üks hetk. Kas sa tead, et Jumal vist hoiab meid? Oota, proovi põgeneda. Tule välja, poiss. Üks hetk, tule välja! Ukse kääbide libises. Olgu. Lähme, Faisal Babonsia. Kuule, tule siia, poeg. Kas ilma sinuta saab, poeg? Ilma sinuta. Kuule, kas ilma sinuta saab, poeg? Tyson! Kas saab ilma sinuta olla? Ilma sinuta. Mazlumi peavaenlane Tyson. Nüüd on temagi üks nälginu. Laseme nüüd Testani välja, loodetavasti ta kaklema ei hakka. Ei hakka. Tulge vaatame Testanit väljaspoolt. Tyson isa! Tule mu poiss, tule! Aadli järgleme, vaata, ma kogusin need väikesed kokku. Need väikesed koerad, eks. Vaata, nende vahel pole üldse tüli, kas sa näed. Kõik kulakused on nende väikeste teha. Eriti see, kes eesotsas on. Siia muidugi. Vaata, ühelgi neist pole kaklemisega mingit pistmist. Tule. Tule siia. Tule nüüd. Tule. Jah, Testan baba. Poiss, kas oled valmis? Mu nägus poiss. Testan baba on nii suureks kasvanud. Mis väärikus, sa poiss. Mis väärikus, sa poiss. See on karisma. Enda laps, see poiss. Mashallah, minu pojale. Testan hakkas väga värmiks muutuma. Inshallah. Me laseme sulahti, ära muretse. Oota, ära sekku Romeo asjadesse. Tyson, Romeoga nalja ei tehta, pane tähele. Näiteks, kui ma nüüd Romeo, Mia, Leo ja teised lahti lasen, siis nad hakkavad kohe kindlasti kaklema. 100%. Kui ma need põngerjad lahti lasen, need on juba jõuk, kui üks ründab, siis ründavad kõik. Jah, see toimub seal. Limusiin! Mida sa teed, tüdruk, kulakas? Nüüd laseme Destambaba vabaks. Siin ootavad Toni ja Cindy ka valmisolekus. Aga teie ei tohiks tulla. Kas nad lähevad omavahel tülli või? Oota, las nad tulevad. Mine edasi, vaatame, mine edasi. Mine edasi, Toni ja Cindy.
ma lasen Destani lahti, teie oodake, poiss. Ärge teie tulge. Peatu, Nurai. Ei, Destan, isa, läks natukeseks välja, vaata kui väärikas ta on, poeg. Karismas sündinud Destan. Ilus su see enda laps, tule siia, tule siia, tule siia, tule siia. Destan baba läks soovu. Tule siia, tule siia, tule siia. Vot jumal, hoidku sind. Kas see õnnistatud on nagu hurt või? Vot. Metsade kuningas tuli, metsade. Destan baba, tule siia, tule poiss. Las nad saavad Taisuni ja Maisuniga korralikult tuttavaks, et nad ei tülitseks. Ära teda seal üles kütta. Odake korraks, ärge survestage Destanit. Destan survestab rahvast, vaata kuidas ta nüüd hoogu sai. Destan, vaata kui suureks ta on kasvanud, vend. Mida siin enam öelda? Ta on nii suureks kasvanud. Tule poiss, tule. Nüüd, kui väikesed koerad kaklevad, on neid lahutada ja sekkuda lihtne. Et siin teil on rasked. Tysonis ei kakle. Oh, mis juhtus? Tahtsid suudelda, aga nüüd kartsid mind, kui suudelda tahtsid. Sa võtsid mul ka mõistuse ära, sa kelm. Poiss, kas sa pole harjunud suudustega või? Kuule, tema isa. Isa, sina, sa ripud seal, tead küll. Sa teed meile elu põrguks, vaata. Kas kuulsid? Ütlesin, et anna musi, ta ehmus ära. Ilmselt sellepärast, et ta pole harjunud sellega. Ta tõmbus tagasi ja hirmutas mindki, see kelm. Tule. Sellel asjal pole saba. See saba on vanaisa, vend. Ta ajab rohkem saba järel kui saba ise. Võta Destan üles, vaata Destani. Destan. Kallige, tule siia. Destani saba on Karoliino. Nad mõlemad armastavad teineteist väga. Nüüd las see paša avaneb. Las ta jookseb natuke. Ehk tuleb mõistusel. Minu lõvid, tulge. Kuidas meie uus kari on, Metsaseltskond on päris hea. Tyson, Nora, vanaisa. Teine Tyson, Natasha. Daja, Destan. Karolino Toni nüüd. Vaata. Võta Destan kiiresti ülesse. Destan, tule poeg, tule. Vau, olen su suursugususest vaimustuses mees. Tõeline lõvi, sõbrad. Ta on päris suureks kasvanud, vaata. Deja armastas teda väga, kas näed? Tule, las ma teen sulle ka pai, tule. Tule, noh. See vend ei tee minust väljagi. Lasime rahti juba, vaata. Oi, nüüd lendas puur minema, oota. Destan, poiss, ma ei saanud sind paitada. Lihtsalt ei saanud. Tule siia, poeg. Sul on ikka kõvasti energiat, mashallah. Oota, Tyson sööstis välja. Oh sa poiss. Tule siia. Mis sa teed, tüdruk? Sa oled porist läbi jooksnud, vaata. Ära jumala eest mulle peale hüppa. Destan. Mis toimub? Ei, tule siia. Tule. Tagapool lähevad Nora ja Cindy omavahel tülli. Ei. Oota. Peatu poiss, Destan. Ära sega liiga palju. Oota. Ära pane tema pilti ülesse. Olgu, Destan, vaata, ta läheb nende tahtmise järgi. Pole probleemi. Kas sa nägid? Nii see saabki olema, vend. Meie metsatiim, meie jahitiim valmistub. Nii see saabki olema. Hävitajate tiim. Need on hävitajad, need on kõvad tegijad. Nad söövad inimese elusalt ära. Need ei halasta kellelegi. Need teevad inimesest rulli ja söövad ära. Turge nüüd, vennad. Proovime karjale juht olla. Ma panen need enda järel tulema. Kõik tulgu mulle järele. Peatu. Oi. Destanil on elu veel kallis. Ta on veel kutsikas. Poiss. Vii need lilled ka ära. Teka. Tule. Kõik ründasid Destanit, vend. Ausalt, ma ründasin Destanit isegi sirgemalt kui Destan ise. Mashallah. Täna hommikul ei saa meie energia otsa. Ta on praegu täpselt oma arengu tipus. Tema areng ja iseloom on, mashallah, lausa suurepärased, sõbrad. Loodetavasti kasvab ta veel natuke ja saab tõeliseks isiksuseks. Temast saab vägev poiss. Nüüd alustan Destaniga kaitsetreeningut. Tema kallal töötame eriti palju. Sest Destani potentsiaal on väga suur. Ta on väga julge. Ma pole ammu kaitsetrenniga tegelenud. Aga Destaniga hakkan seda tegema. Destani peale hakkan rohkem keskenduma ei saa. Tule, ma istun siia. Tule. Lasen teid ka lahti. Büschüller. Teie jääge sinna. Ärge tulge siia. Õige. Vaata, ma jätsin muda vahele, mu kallis. Nüüd teed mind ka mudaseks. Kas sa saad aru? Armastan sind ka. Tule. Sa oled nii ilus. Vend, mina nendega kaua.
olgu, kõik nad on minu jaoks nagu laps, nagu hing. Te näete, kui väga nad kõik minusse kiindunud ja ustavad on. Seetõttu naudin ma seda elu koos nendega. Kas nad väsitavad mind vahel? Päris kõvasti väsitavad. See koormab, see paneb proovil. Milliseid raskusi ma kogen, teab ainult Jumal ja mina. Aga ikkagi ei saa ma loobuda, vend. Testan baba, tule siia. Tüdrukud, ärge karjuge nii palju. Palun teid. Tule. Büšür. Nad said Destani peale vihaseks. Destan, jah. Siia tegin endale istumiskoha. Nende kisa pärast pole võimalik istuda. Istun siis niimoodi. Destan, tule. Destan, tule korraks. Jumala pärast, ma ei suutnud seda videot sinu pärast kuidagi nautida. Aga ära vanaisale liiga palju tüli tee. Destan ajab kõik närvi ja siis põgeneb vend. Destan on nii suur. Tule kivi juurde. Tule kivi juurde. Mis juhtus, tüdruk? Alguses ründasid mind. Lihtsalt kommentaariks. Nüüd ei lahku sa mu kõrvalt. Suur näitleja oled sa. Suur näitleja. Alguses ta ei usaldanud mind. Aga nüüd on ta minuga harjunud, mina olen temaga harjunud. Sõbrad, koera adopteerimise protsess käibki nii. Sina võtsid koera? Nii lihtsalt ei käi, et võtsin koera ja panin ukse taha. Sellele koerale on kõigepealt aega vaja. On vaja, et sa teda tunneksid. Millised on tema vajadused? Milline on tema käitumine ja olemus? Mis need on? Nende mõistmiseks on mul vaja aega. Ja kui koer sind ka ei tunne, on ka selleks aega vaja. Ka tema peab sind usaldama. Samad asjad, millest ma rääkisin, kehtivad ka inimeste puhul. Noh, mis nüüd juhtus? Alguses ründas koer mind. Aga vaata nüüd, ei lahku mu kõrval. Kõige tähtsam on alguses armastus. Kui sina armastad looma ja loom armastab sind, kui te usaldate üksteist, kas saite aru? Siis on ta sulle truu. Mu kallis, keda ma jumaldan. Mashallah, ära kanna seda. Inetu tüdruk, millal me võistlusele läheme? Tütreke? Kas viin su võistlustele? Minu suur beebi. Nende juures meeldib mulle kõige rohkem see, et nad magavad palju ja on väga kohanemisvõimelised. Vaata, ta ei ole nagu teised uratlar, mitte ebastabiilne, vaid magab palju ja on kohanemisvõimeline. Sellepärast mulle see nende omadus väga meeldib, sõbrad. Mashallah, mu ilus tüdruk, eks? Mashallah süle. Heatu, Dora. Destan, me ei saanud kisa armastada. Destan, nüüd ma armastan sind. Tule siia. Tule nüüd. Tule maadleme, tule. Jumal küll, kui õnnelik sa oled, mu kallis. Destan baba, ole. Destani nutikalt teen, ma Destani kiirusele ei jõua keegi järele püha. Vaata seda. Jumal küll. Ta läheb külg ees edasi. Vau, mashallah, mu poiss. Kõrad teevad otse sinu üle nalja. Täiesti tõsiselt. Destan. Ta teeb kõigi üle nalja, tead küll. Destan baba. Jah. Nüüd oled kõik vihaseks ajanud. Vaata, tule siia. Destan baba. Baba. Mida te neile teete? Kõik ütlevad, neil pole ju oma inimest. Adamı. Kaklev. Kör. Jumal kül. Tule. Ota ben. Gel oğlum gel. Tule. Destan. Dur. Tule siia, vend. Ma olen ettevaatlik, kui ta mu käe poole sööstab, sest tema isa pöörab ka mu käe poole. Said aru, et kas see pöörab ka või mitte? Ota, poeg, ota. Kuule, palun, seisa korralikult. Tule siia. Miks sa ei tule? Sina. Miks sa ei tule? Ulakas, tule, kurat küll. Jookse. Lind. Minu lõvi. Jookse, lind. Mashallah sulle. Kui ta selle käe poole sööstab, olen ma teadlikult ettevaatlik. Vennas, kas see läks jälle sinna või? Oi, kui ta midagi pähe võtab, siis ta jääbki sellele kinni. Tule siia. Ära ole ülbe. Destan. Ei kuula sõna, ei kuula juttu, sõbrad. Tule. Oi, tule poiss, tule. Ta ei kuule mind ju. Pole hullu, vend. Ma panen nüüd selle Destani kinni, sõbrad. Sest ta muutus ülbeks. Jätke see nüüd. Nüüd saab ta minut hoogu juurde. Ta ei kuula mind, ta teeb pahandust. Tänaseks lõpetamegi siin oma video. Nad ajasid mu pea valutama. Olge tublid, ma armastan teid väga. Ärge unustage videot meeldivaks märkida ja kanalile tellida. Hoolitsege enda eest hästi. Nägemist. Olge terved, mu sõbrad.